Üks asi, mis on hiljutises sõjalises kampaanias Iraanis päevavalgele tulnud, on haruldaste muldmetallide kriitiline tähtsus. Kui nafta toitis 20. sajandi sõdu, siis haruldased muldmetallid toidavad 21. sajandi sõdu. Aga täpsustame. Nafta annab liikumisele jõudu. Haruldased muldmetallid võimaldavad luuretegevust, täpsust ja kontrolli. Ja just sellest muutusest jääb enamikul inimestest arusaamine puudu. Sest kaasaegne sõjapidamine ei seisne ainult selles, kui kaugele sa jõuad. See seisneb selles, mida sa näed, mida suudad töödelda ja kui täpselt suudad tabada. See puudutab süsteeme, mis annavad jõu F-35-le radarimassiive, raudkuplit, taavetilingu, täppisrakette, droone, satelliite, isegi öönägemist. Seda võimaldavad haruldased muldmetallid. Nüüd tuleb mängu Iisrael. Iisrael ei istu tohutute haruldaste muldmetallide varude otsas. See ei ole Hiina. Aga eelis ei seisne enam selles. Sest sellel uuel lahinguväljal ei saa eelist enam see riik, kellele maa kuulub. Eelis läheb sellele riigile, kes oskab maast väärtust välja võtta. Ja just sinna positsioneerib end Iisrael. Selgitame kohe alguses midagi. Haruldased muldmetallid ei ole tegelikult haruldased. Neid leidub üle kogu maailma. Probleem on selles, et need on hajutatud. Need on väga väikestes kogustes laiali, paljudes kohtades, ning neid on uskumatult raske eraldada ja puhastada. See ongi võtmeküsimus. Asi pole haruldaste muldmetallide avastamises, vaid nende kaevandamises, töötlemises ja eraldamises. Ja just seal käibki võitlus. Nii et kui me räägime haruldastest muldmetallidest, siis me ei räägi geoloogiast. Me räägime võimekusest. Need toidavad täppisrakettide juhtimissüsteeme, kasutades elemente nagu neotüüm ja dysprosium, et juhtida juhtpindu reaalajas. Need asuvad radarite süsteemides, võimaldades sellistel süsteemidel nagu raudkuppel ja taavetiling täpselt ohte jälgida ja tõrjuda. Need on integreeritud lennukitesse, nagu F-35 toites sensoreid, avioonikat ja elektroonilise sõjapidamise süsteeme. Need annavad jõudu isegi droonidele, mis on sarnased nendele, mis võivad olla sinu kodus ja mille su laps võib-olla ostis. Need annavad väikestele platvormidele ebaproportsionaalse tappevuse. Need võimaldavad öönägemist ja sihtimist, võimaldades ühel poolel tegutseda pimeduses, samal ajal kui teine seda ei suuda. Kui sa need mineraali välja võtad, siis kõik, ja ma mõtlen tõesti kõik meie ümber, halveneb. Vähem täpsust, vähem kiirust, vähem teadlikkust ja vähem kontrolli. Strateegiline tegelikkus on järgmine. Hiina ei tegutsenud haruldaste muldmetallide vallas lihtsalt varakult. Ta saavutas kontrolli haruldaste muldmetallide üle. Kontroll nende kaevandamise üle, kontroll töötlemise üle ja kontroll nende eraldamise üle. Ja nüüd kasutab ta seda kontrolli. 2025 aasta aprillis kehtestas Hiina ekspordipiirangud olulistele haruldastele muldmetallidele ja eriti nende põhjal valmistatud magnetitele. Aga nad tegid midagi uskumatult nutikat. See ei ole täielik keeld, see on midagi palju võimsamat. Nad lõid litsentsisüsteemi. Tead, nii maailm täna töötabki, eks. Asi ei ole selles kohvimasinas, mille sa ostad $400 eest. Asi on nende kapslites, mida sa ostad $100 eest kuus. Asi on selles, et nad annavad sulle tehnoloogia kasutusõiguse ja panevad sind sellest sõltuvusse. Nüüd vajavad ettevõtted valitsuse luba, et eksportida kriitilisi materjale, sealhulgas dysprosiumi, terbiiumi, ütriumi ja gadoliiniumi. Need on täpselt need materjalid, mida kasutatakse arenenud kaitsesüsteemides. Ja kui sa saad neid kindlates kogustes, siis võib-olla ütled, tead mis? Ma lihtsalt jään tellimissüsteemi juurde, selle asemel, et alustada oma ettevõtet. Aga siin on see, mida see tähendab. Sellega, et nad seda teevad, kontrollivad ja aegrustavad nad pakkumist. Isegi enne heakskiitmisprotsessi algust võivad teatud ettevõtted, eriti kaitse- ja lennundussektoris, olla täielikult ära lõigatud. See tähendab, et suured lennundus- ja kaitsetööstusettevõtted kogu maailmas, eriti Ameerika Ühendriikides, võivad olla täielikult ära lõigatud. Ja juurdepääs neile haruldastele mineraalidele, see sõltub ainult poliitikast. See ei põhine turgudel. See põhineb sellel, kellega sa end seod. Ja see, millele siin keskendutakse, ei ole juhuslik. Need on just nimelt rasked haruldased muldmetallid, mida on kõige raskem töödelda. Ja strateegiliselt on need kõige olulisemad. Seal kasutab Hiina oma jõudu. Ja see on valdkond, kus Hiinal on peaaegu täielik ülekaal. Nii et kui Hiina piirab oma eksporti, ei piira ta ainult pakkumist.
See tähendab, et ta kontrollib võimekust. See tähendab, et ta kontrollib radarisüsteeme, rakette, raketikaitset, F-35 hävitajaid ja sinu kodus olevaid droone. Hiina on seda tööriista varem kasutanud. Nad kasutasid seda tegelikult Jaapani vastu 2010. aastal ja hiljuti ka teiste strateegiliste materjalidega. See on muster. Nii et me ei räägi enam tulevikuriskist. Saad seda näha reaalajas, otse meie silme ees. Tegelikult on Ameerika Ühendriigid seda juba näinud ja nad on püüdnud järele jõuda. Nad on püüdnud taastada nende haruldaste muldmetallide kaevandamist kodumaal. Nad investeerivad töötlemisse. Nad loovad täieliku tarneahela kaevandusest kuni magnetini. Aga see ei võta päevi, see ei võta nädalaid, see võtab aastaid. Isegi kui investeerida miljardeid, on USA endiselt iseseisvusest väga kaugel. President Trump teab seda. USA teab seda. Ja nüüd tehakse kahte asja. Ja siin peame me tähelepanelikult kuulama ja hoolikalt jälgima. Esiteks kasutavad Ameerika Ühendriigid oma võimu. Ja teiseks ta loob liite. Näete, kui Hiinal on kõik, mida ta vajab, siis tal ei ole vaja haruldasi muldmetalle kaubelda. Aga Hiinal ei ole kõike. Tegelikult, nagu me selles taskuhäälingus arutasime, ei ole tal kodumaist naftavarustust. Selle täiendamiseks saab ta naftat sellistest riikidest nagu Venemaa, Saudi Araabia, Katar ja teised. Aga eriti just neist riikidest, mis on Hiinale lojaalsed ja sõltuvad temast, sealhulgas ka põlu all olevatest režiimidest. Näiteks Venezuela ja Iraan, kes vahetavad oma naftat raha vastu, kuna nad on ülemaailmselt mustas nimekirjas, ning relvatehnoloogia vastu, mida nad kasutavad vaba maailma ähvandamiseks. Nüüd astub areenile Trump. Lõigates ära Iraani ekspordi Hiinasse, võtab USA neilt ühe peamise naftatarnija. See tähendab, et Hiinal ei jätku kaua naftat, et tegutseda. Hinnangud ulatuvad 2–4 kuuni ning neil on naftat vaja. Ja kui neil on naftat vaja, peavad nad vastutasuks kauplema sellega, mida lääs vajab. Mis see on? Õige, haruldased muldmetallid. See on selle sõja üks peamisi tunnuseid. Kui vaadata tulevikku, siis kui Hiina otsustab Taiwani suhtes midagi ette võtta, kui nad otsustavad maailmale haruldasi muldmetalle kinni keerata, katkestades naftavarustuse Venezuelast ja Iraanist, nendest paaria riikidest, siis ei peata sa mitte ainult terrorit, ei muuda ainult Iraani tuumarelva vabaks, vaid sunnid ka hiinlasi haruldaste muldmetallidega kauplema seni, kuni lääs suudab oma tootmist suurendada. Teine asi, mida USA teeb, on see, et tal on vaja liitlasi. Ja see toobki meid Washingtoni. Vaid mõned nädalad tagasi toimus kriitiliste mineraalide ministrite kohtumine. Üle 50 riigi tuli kokku, kõik keskendusid ühele asjale. Tagada nende materjalide kättesaadavus, mis on kaasaegse tehnoloogia ja riikliku julgeoleku aluseks. Ja tead mis? Väike Iisrael oli seal. Guidon Tsaar, meie välisminister, osales kohtumisel USA kõrgete ametnike ja rahvusvaheliste partneritega. See polnud lihtsalt sümbol, et ta seal oli. See tähendas, et Iisrael liitus haruldaste muldmetallide koostöövõrgustiku. See tähendas, et Iisrael joondus haruldaste muldmetallidega tegelevate riikidega. See tähendas, et Iisrael asus lääne poolele haruldaste muldmetallide kriisi lahendamise püüdlustes. Sest Ameerika Ühendriigid mõistavad, et see ei ole enam ainult majanduse küsimus. See ei puuduta enam ainult seda, mida saab osta. See on strateegilise kontrolli küsimus. Ja nüüd vaatame, mis toimub Iisraelis. On käimas riiklik jõupingutus, riiklik strateegiline ettevõtmine, et siseneda haruldaste muldmetallide valdkonda mitte kaevandamise, vaid innovatsiooni kaudu. Teate, Iisrael on väike riik, kus kõik tunnevad üksteist, mis tähendab, et me saame kiiresti manööverdada. Seetõttu on Iisraeli innovatsiooniamet koos energeetikaministeeriumiga käivitanud riikliku väljakutse, kutsudes üles kõiki iisraelasi. Suunake oma idufirmad keskenduma haruldaste muldmetallide eraldamisele, töötlemisele, taaskasutamisele ja asendamisele. Ja see peegeldab tegelikult sügavamat arusaamist. Globaalne võidujooks kriitiliste mineraalide pärast ei sõltu enam mahust ega suurusest, vaid võimest neid kätte saada ja töödelda. Vaatame siis, kuidas see praktikas välja näeb. Iisrael töötab selle nimel, et eraldada haruldasi muldmetalle Negevi fosfaadivarudest. Mitte küll suurtes kontsentratsioonides, kuid siiski taastatamal kujul. Iisrael arendab tehnoloogiaid materjalide taastamiseks tööstusjäätmetest. See uurib keemilisi kõrvalsaadusi, materjale, mida enamik riike lihtsalt ära viskab. See arendab eraldustehnoloogiaid, mis on kogu protsessi kõige keerulisem ja väärtuslikum osa.
On olemas Iisraeli ettevõtted nagu ICL Group, mis on juba selle keskmes positsioneeritud. Nad juhivad suuremahulisi keemiasüsteeme, mida saab kohandada kriitiliste materjalide taastamiseks. Rahvuslike programmide kaudu tekib uusi idufirmasid. Nad töötavad selle nimel, et lühendada ekstraheerimistsükleid, parandada taastumismäärasid, vähendada kulusid ja suurendada tõhusust. Ja samal ajal investeerib Iisrael millessegi põnevasse. Nüüd olge ettevaatlikud selle sõnaga, mida ma kohe ütlen. Taaskasutus. Ma ei räägi siin teie pudelite ja purkide ning piimapakkide taaskasutamisest. Haruldaste muldmetallide eraldamine elektroonikast, kasutusest välja läinud kaitsesüsteemidest, olemasolevast tööstuslikust infrastruktuurist ning isegi asendajate väljatöötamine, et vähendada sõltuvust kõige piiratumalt kättesaadavatest materjalidest. Mõelge nüüd selle strateegilistele tagajärgedele. Kui Iisrael suudab haruldasi muldmetalle jäätmetest eraldada, ei pea ta isegi kaevandust kontrollima. Kui ta suudab neid tõhusamalt töödelda ja kui ta muutub ülemaailmses tarneahelas asendamatuks. Ja kui ta suudab neid otse oma kaitsesüsteemidesse integreerida, vähendab see sõltuvust ja teeb meist äärmiselt olulise ülemaailmse tegija. Astume korraks sammu tagasi. See ei ole lugu maavaradest. See on lugu kontrollist. Kontroll tarneahelate üle, kontroll sõjalise tootmise üle ja mis kõige tähtsam, eriti Iisraeli puhul, kontroll meie iseseisvuse üle. Hiina saavutas ülekaalu töötlemise kontrolli kaudu. Ameerika Ühendriigid püüavad taastada võimekust liitude kaudu. Ja Iisrael asetab end täpselt selle võrrandi keskele. Mitte maa omamisega, vaid sellega, et ta valdab seda, mis maapõuest välja tuleb. Sest tulevikus ei seisne haruldus ainult maavarades, vaid see puudutab ka teadmisi. Ja haruldaste materjalide kaevandamise eriteadmised annavadki Iisraelile selle haruldase eelise, mida tal tulevikus vaja on. Lähis-Ida lugu ei ole täielik ilma ühe olulise asja mõistmiseta, mida Iisrael siin kaardil teeb. Ja see on siin tänu meie enam kui 3800-aastasele ajaloole sellel maal. Ja seda ajalugu dokumenteerivad ja näitavad arheoloogilised leiud Taaveti linnas, iidses Jeruusalemmas, paigas, kus kuningas Taavet ja piibli prohvetid kõndisid. See on koht, kus ma töötasin üle 2 aastakümne. Nüüd Iisraeli vaenlased, need, kes sageli nimetavad iisraelasi kolonialistideks ja väidavad, et Iisraelil puudub alus, mõistsid juba varakult, et maal peituv arheoloogia lükkab nende väited täielikult ümber. Ja nii nad proovisid kõike, et seda peatada, alates terrorismist kuni Valge Majani. See lugu on üksikasjalikult kirjas minu New York Timesi menukis When the Stones Speak. Raamat on inglise keeles saadaval Amazonis ja link on saate märkmetes. See on nüüd saadaval ka heebrea keeles, kui sul on sõpru või perekonda või kui eelistad seda lugeda Iisraeli maakeeles. Ja varsti ilmuks see ka vene keeles. Palun osta oma eksemplaar juba täna ja jäta kommentaaridesse sõnum. Tahaksin kuulda sinu mõtteid ja tagasisidet minu raamatu kohta. Aitäh!